Tere armsad kuulajad ja vaatad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheaja, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänane osa. Tänases osas me räägime sellisel teemal nagu laiskus. Ma ei tea, kas me viitsin. Aga ma alustaks sellest ja võib-olla nurgast ma küsiks, et kallis, kuidas sinu nädal läks? Sa küsid minult esimesena. Ja mina küsin esimesena sinu. Mul läks päris okeilt. Kas sa tahad meile natuke rääkida? Miks? Jah. Ma mõtlen, mida jagada. Nii palju on juhtunud, aga ma ei taha kõike panna alati esiplaanile. Ma võiks lihtsalt öelda midagi suvakat, mida pähe tuleb, aga ma pean alati ütlema ausalt, kuidas asjad on. No jumal on sulle sellise, jumal on see niimoodi loonud. Emme just naeris, et kuulab meie podcasti ja siis küsib Naatanilt, et kuidas Naatanil nädala läinud Naatan ütleb seal, no tead see ja see ja see, sellised suvalised, sellised pinnapealsed asjad vahepeal on ja siis küsid Krissu käest, siis ta hakkab sulle oma elulugu rääkima. Ei, aga ja mul on natukene, ma siiamaani supakene tegelen mõndade tervise asjadega. Eile sai korra haiglas käidud ja selles mõttes võite täiega palves hoida ka. Et praegu on natukene raskem aeg, natuke keerulisem aeg tervise mõttes, et ühesõnaga vajab tuge. Jaa. See on lihtsalt siuke võitluse periood ja sellel on ka õnneks lõpp ja jumal on selle keskel olnud kohutavalt ustav, et üks ühel päeval kunagi räägime sellest, aga jumal on meiega ja meil on tegelikult kõik saab olema hästi. Aga Nätu, kuidas sinu nädal läinud on? Oi, tänan küsimast, minu nädal on läinud ka väga hästi. On produktiivne, tore, hea nädal ja mu abikaasaga on tervisega on ka siuke kenasti, nii et vaikselt siin igatepidi paremuse poole, ma arvan. Natuke vähe und, aga muidu on tore. Jaa, seda on tõesti. Aga natukene kallikene. Täna me räägime sellisel teemal nagu laiskus ja arutame selle üle, et miks laiskust peetakse üheks surmapatuks, kuidas me näeme laiskust enda elus, kuidas sellele vastu seista ja kas mingil määral laiskus on okei või kas see on nagu üdini halb asi või võib seal midagi head ka peidus olla. Ja meil on väga palju märkmeid täna. Ma kirjutasin endale paberi peal märkmed seekord. Nii et kui ma midagi loen, siis ma pean niimoodi lugema, sest mul on nagu otu silma nägemine. Aga jah, vaatame siis. Käsitsi kirjutades pidi märkmed jääma paremini meelde ka kui suures. Pro-tipp. Jaa, vaatame siis, võib-olla teen peast täna kõik. No aga tõesti, et ma küsiks sinu käest esimese küsimuse, et mida tähendab üldse laiskus ja miks seda peetakse üheks surmapatuks? See on väga-väga hea küsimus. Laiskus ise on siis nagu sügav soov või suutmatus teha midagi, mida sa peaksid võib-olla tegema. Et ma defineeriks seda kõige otsesemalt niipidi, et sa tead, et sa pead tegema, aga sa lihtsalt ei taha või ei viitsi ja siis sa ei tee. Ja surmapatuks peetakse seda just nimelt sellepärast, et juba aegade alguses tegelikult juba isegi piiblis on nagu näha seda, kuidas Jumal vihkab laiskust. Üks põhjusedel eriti, mida me võib-olla tänapäeval enam nii väga ei näe, on see, et kui näiteks põllu või majapidamises või kodupidamises oldakse laisk, siis see võrdus üsna kohe ja üsna kiiresti sellega, et sa oled nälgas, sest sa ei saa toitu. Ja sul jäävad loomad kasvatamata, juurikad kõik, ma ei tea, kastmata ja korjamata, eks ole. Nii et siis sul on nagu sinul ja sinu majapidamisel on kohe nälg. Ja sealt edasi surm on üsna lihtne tulema. Tänapäeval me lihtsalt, me läheme poodi, et me ei teele nii väga nende asjadega. Aga meie laisklus võib-olla väljendab niipidi, et me ei viitsi isegi poodi minna. Ja see on teistpidi, sama asi, teine väljendus. Aga katolik kirik on see, kes on nimetanud siis selle 1-7 surmapatuks ka samamoodi ja ma mõtlesin, et sellest loogikast lähtudest võib-olla siis
tegelikult meie mõtlesime, kui ma olen aus, et peaks uurima natuke, mida siis katoliiklased ise räägivad selle kohta, kui nad seda surmapatuks nimetavad. Nii et ma seda tegingi, ma vaatasin seda Bishop Barronit, kes mulle kohutavalt meeldib jutlustajana, kuulasin, mida tema räägib laiskuse kohta ja siis vaatasin sihukest kanalit nagu Catholic Truth, mis oli ka väga hea. Rääkis lihtsalt laiskusest ja mida see teeb inimestega, kus see tuleb ja kuidas seda võita. Ja mõlemad tõid välja selliseid huvitavaid nagu pointe ja argumente selle kohta, et väga nagu sügaval tasandil see tegelikult läheb inimeste nagu selle nahka, et sa käitud väga oma emotsiooni põhiselt. Et sa jätkad, nagu sa lähed sinna poole, et sa ei taha teha midagi, sest sa tunned, et sa ei taha. Sa oled nagu laisk, sest sul on selline tunne, et sa ei viitsi mingit asja ette võtta hakata tegema. Ja sellest tulenevalt sul hakkab siis, sa muutud laisaks, on ju. Ja see on, ma oma enda elukogemuse põhjal täiesti kinnitan, et 100%, on ju. Ja sealt tulenevalt seal on järjest edasi, see läheb nagu süsteemsemaks ja halvemaks, sest et vaata, tegelikult nemad rääkisid ka seda, et sa nagu harjutad midagi endale sisse, on ju. Et see muutub mingiks ükseks asjaks, et see vaikselt tekib paar korda ja siis see nagu süveneb. Ja Bishop Barron siis võrdles seda veel kõige rohkem sellega, et ütles, kujuta ette, et sul on nagu vähk, mis on nagu kasvab kogu aeg, aga sa ei tee selle osas midagi, sa istud ja vaatad seda kõrvalt. Ja sellega, et sa istud aktiivselt vaatad seda kõrvalt, sa nagu kiidad takka seda, et see vähk su kehas kogu aeg levib ja kasvab, on ju. Et ta võrdles seda nagu siis laiskust vähikasvuga tegelikkuses. Et päris julm, aga tegelikult kui sa mingit pidi mõtled, siis jah, see lõpuks ongi, et sa oled nii laisk, et sa ei viitsi mitte midagi teha oma elus. Ja see on päris rets tegelikult. Et võib-olla nendel põhjustel nimetatakse seda siis lausa surmapatuks, sest see võibki viia inimese sellisesse olekusse lõpuks välja, et ta tahagi midagi teha ja see lõpuks viibki tema lähedaste suhete ja kõige nagu tema ümbritseva surmani. Ja see, sealt ei kanna mingit head vilja lõpuks. Ta on nagu elav surnu. Jaa, ta on nagu elav surnu, väga hea näide. Loid inimene. Täpselt. Et ma ütleks nii. Ja me näeme piiblis ka õpetussõnad räägivad väga palju laiskusest. Ja nagu sa juba alguses mainisid ka, et kui sa oled laisk, siis see too aeg tähendaski seda, et sa jääd vaesusse, sa ei saa süüa, on ju. Ja õpetussõnad 6:9-11 ütleb ka, et kui kaua sa laisk magad, millal sa ärkad unest, veel pisut tund, pisut tukkumist, pisut pikutamist, ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale, otse kui röövel ja puudus nagu relvastatud mees. Ja siis õpetussõnad räägivad veel väga palju laiskusest ja mida see teeb. Ja kui sa ütlesid korra, et laiskus on nagu see, et sa oled juhitud oma emotsioonidest. Ma teen siis, kui ma tunnen, et ma tahan teha. Kui mul on nagu see motivatsioon nendeks asjadeks, et siis ma hakkan tegema midagi. Aga kui sa ei tee midagi, siis miski ei muutu ka. Siis see pall ei hakka veerema ja lõpuks ongi, et sa muutud ainult rohkem ja rohkem selle nagu elava surnu poole. Muutud rohkem selliseks loiuks inimeseks. Ja rohkem ja rohkem. Ja laiskus tegelikult oma elus me näeme ka väga mitmetes sektorites, on ju. Et võib-olla sa mõtled, et aga ma ei ole laisk inimene, et vaata, kui palju ma näiteks tööd teen, vaata, kui palju ma perega tegelen, on ju, või mingites sektorites sa oled hästi aktiivne, aga samas võib juhtuda niimoodi, et mingid teised sektorid su elus on täiesti unarusse jäetud. Näiteks sinu suhted, kodu, võib-olla tööl oled just hästi laisk, on ju, ja siis võib tekkida selline nagu kompenseerimistunne, on ju. Sa võid nagu jätta endale mulje, et ma olen nii hõivatud, et ma kogu aeg teen midagi, ma olen nii hõivatud, aga tegelikult sa ei ole viljakas. Et selleks, et tunda ennast produktiivsena, sa teed nagu hästi palju asju, võib-olla sa koristad väga palju, teed oma need checklistid ära, on ju, kõik tõmbad linnukesed igale ühele, ma olen täna nii palju asju teinud, aga mitte ükski nendest asjadest ei vii sind tegelikult elus edasi või ei vii sind nagu kaugemale nende eesmärkideni, mis sa oled seadnud endale või isegi nendeni, et sa saaks käia Jumala kutsumises, Jumala teenimises, on ju. Et need ei ole asjad, mis viivad selle viljakuseni. Et need ei täida nagu seda, need ei tooda head vilja su elus või ei tooda nagu sellist viljakat vilja su elus. Siin on minu arvates väga oluline mõelda seda, et kujutame ette korra autot.
ja autos on mitmed istmed, siis mis istmel, kui auto on sinu elu, siis mis istmel sa nagu sõidad? Kas sa oled kõrvalistuja, kas sa oled tagapingis, kas sa oled pagasnikus hoopis, kas sa oled roolis? Me tahame jõuda rooli, me tahame, et me koos Jumalaga oleks seal rooli taga ja Jumal juhiks seda autot ja meie lähme selles. Aga nii paljud inimesed on kinni selles, et me istume seal nagu kõrvalistuja nagu kohal või tagakohal ja me tekitame endale tunde, et no näed, auto ju sõidab, miskid asjad ju liiguvad, on ju, aga sa absoluutselt ei tea, kuhu sa lähed. Yeah. Ma tahtsin nagu selle sisse tuua, sest see laiskus ei ole alati ära tabatav, et ma arvan, et paljud inimesed ei tunne, et nad on laisad, on ju, aga siis sa peadki läbi mõtlema, et okei, mingites asjades ma olen väga töökas, on ju, aga samas on asju elus, kus ma olen laisk. Ja et see ei ole alati nii must ja valge, et nüüd ma olengi laisk inimene ja nagu absoluutselt mitte miski ei saa tehtud. Ei, nagu võivad saada asjad tehtud, aga kas õiged asjad? Yeah. Et nagu mingites asjades võid täiega laisk olla ja just eriti kristlastena me peame nagu tähele panema seda vaimulikku laiskust, et kas ma käin Jumala kutsumises, et kas see elustiil, mida ma elan, kas see toob au Jumalale, kas ma saan olla viljakas elades elu nii, nagu ma praegu seda elan, kas see on Jumalale meelepärane, kas ma käin Jumala kutsumises. Ja huvitav on see, et kui me piiblit loeme, siis me ei leia väga palju piiblitegelasi, kes oleks niimoodi võidelnud laiskusega, on ju. Me ei leia nagu selliseid suuri lugusid laiskuse kohta. Me leiame nagu julguse kohta ja siis selle kohta, et Jumalat usaldada ja käia Jumala juhtimises, aga ei ole nagu nii palju selliseid eeskujusi laiskuse osas. Yeah. Ja siis me arutasime, et okei, aga mis lood on laiskuse kohta, on ju, ja siis mul tuli kohe meelde see talentide lugu, mida Jeesus tegelikult ka rääkis. Matteuse 25, 24, 29 näiteks. Ja ma loen selle ette. Siis astus esile ka see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, Isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Sa lõikad, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ning läksin ja matsin su talendi maha. Vaata, siin on su oma. Aga tema isand kostis ning ütles temale, sa paha ja laisk sulane. Sa teadsid, et ma lõikan, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Sa oleksid siis pidanud mu raha andma raha vahetajate kätte ja tulles ma oleksin saanud enese oma kasuga tagasi. Sellepärast võtke talent ära tema käest ja andke see sellele, kellel on 10 talenti. Sest igaühele, kellel on, antakse ja temal peab olema küllalt, aga kellel ei ole, selle käest võetakse ära ka see, mis tal on. Ehk siis see kogu talentide lugu, see on pikem lugu veel, kuidas anti erinevatele sulastele erinev kogus talente ja siis 1 talendi mees siis otsustas, et tema ei lähe sellega teenima ja seda kasvatama, vaid et mattis maha selle. Piibel räägib meile, et see sulane seletas, kuidas tal võis olla hirm, on ju. Paljudel inimestel on ka, meil on hirm läbikukkumise ees, meil on hirm mingite asjade ees, teiste inimeste kriitikate ees. Lihtsam on olla laisk, lihtsam on nagu jätta need asjad sinna, kui astuda Jumala kutsumisse, kui astuda sellesse, mis Jumal tahab, et sa teeksid. Nagu muidugi on lihtsam lihtsalt jääda oma kohale, on ju, sest et see, kui sa hakkad muutuma, kui sa hakkad nagu nii-öelda paljundama neid talente, hakkad kasutama neid talente, hakkad kasutama neid ande, mis Jumal on sulle andnud, siis see tee on raske. See on mingil määral raske mingites kohtades. Ja see on hirmutav ja see on ebameeldiv, on ju, muutus on absoluutselt ebameeldiv. Aga me peame alati mõtlema, et me oleme nagu teemandid Jumala jaoks. Et me oleme need nagu lihvimata teemandid alguses ja meid hakatakse lihvima ja pressima ja siis me saame nendeks ilusateks kivideks. Aga see käibki niimoodi ja laiskus on lihtsalt üks asi, ja laiskus lihtsalt takistab meil saamast nagu selleks lihvitud teemandiks. Ja sellepärast on oluline mõista laiskust oma elus, nagu tuvastada ära, kus mul on see laiskus ja see tuleb välja juurida. Aamen. Väga-väga tõsi kusjuures, sest see on siuke mürk, et see võib niimoodi ära rikkuda kõik su nagu võimalused, vaata. Meil tekib vahetevahel nagu ka see, et see arusaame, eks Jumal on, vaata, ta on uute võimaluste Jumal alati, eks.
aga on ka mingid võimalused ja variandid, mida me võimegi oma elus lihtsalt maha magada laiskuse tõttu. Ei ole kurb oleks nagu vaadata tagasi oma elule ja mõelda, et mul oli see võimalus teha seda, aga ma ei viitsinud. Nagu see on kõige rumalam põhjus, nagu ma ei saanud, mul ei olnud võimalik, ma ei saanud, mis iganes muu põhjendus on sulle nagu endale hingele vähemalt kuidagi nagu selgitatav, aga ma ei viitsinud, see tähendab, et see on puhtalt sinu kaelas nagu. Ja see on minu jaoks nagu, ma olen ise enda elu niimoodi vahel tagasi vaadanud ja mõelnud, et see on see üks viis, kuidas ma ei taha kunagi elada. Et ma ei viitsinud, ei oleks nagu siuke ettekääne, on ju. Et see on muidu väga-väga jube. Aga tõepoolest, nagu sa tõid välja tegelikult väga kenasti, et piibel ju ei räägi meile piibli tegelastest, kellel on nagu laiskusest nii palju probleeme olnud, on ju, et küll on arguse, hirmu, viha, abielu rikkumise, mille kõigega veel. Ja võib-olla see näitab ka seda, et Jumal nagu, kuidas tegelikult Jumal nagu laiskusesse üleüldiselt suhtub. Et suhteliselt 0 tolerants on see vastus. Et kui meil üldse ei ole nagu isegi ei tule jutuks seda, on ju, et näed, laiskust sa võidad niimoodi, siis on vastus, et keegi, kes on laisk, ei saa isegi laua taha, nii-öelda laua taha, on ju. Ja see on, kuidas sa kõnnid läbi väravast, kui sa ei viitsi isegi püsti tõusta. Eks, et selles mõttes sa ei saa nagu päris niimoodi teha. Aga see on väga-väga hea point, või nagu väga head pointid, mis sa tõid välja. Minu jaoks on veel, kui me rääkisime laiskusest, mis nagu esile kerkis väga, oligi see, et kui me räägime ja eriti veel kristlastena meil võib olla selline laiskus suhetes. Ja see on see, et me oleme, nagu me saame selliseks, kui ma tohin öelda, natuke parasiidiks võib-olla või. Et ehk siis me muutume nendeks inimestest, kes kogu aeg tahavad saada ja tarbida teistelt inimestelt, ilma et me tegelikult midagi omalt poolt nagu vastu panustaksime kellegi teise ellu või mingisse olukorda. Ja eks meil kõigil on olnud olukordi, kus me nagu rohkem saame või rohkem panustame ja see on nagu muidugi normaalne, et kui sa oled katkise või raske või vaese koha peal ja sa antakse abi, siis see on normaalne vastu võtta seeks. Aga siis sul ongi see, ütleme, moraalne ja ka Jumala poolt pandud kohustuse nagu ootus, et sa siis, kui sinul on hästi, sina annad omalt poolt ka. Sest nagu Jeesus meil õpetab, sa lõikad seda, mida sa külvad tegelikult. Nii et külva nagu seda headust ka edasi teiste inimesse ellu, eks ole. Ja see võib tähendada siis, kuidas see nagu välja näeb, on lihtsalt see, et teised inimesed teevad sinu jaoks kas mingeid teeneid, sa tahad midagi selle jaoks vastu anda, olen näiteks kokku puutunud ja kuulnud kristlikest, olen nagu kokku puutunud isegi ja näinud kristlikke nagu ärimehi, kes on tahtnud inimesi näiteks öelnud, et sa oled nagu nii tore, et me oleme ju kristlased kallis vend usus, et tule tee mulle see töö otsa ära ja ole õnnistatud. Ja siis sa küsid, okei, aga palju see töö nagu väärt on ja siis ta on nagu, et see on nagu heategu vennale, on ju. Ja okei, head teha on tore, aga kui sa nagu süstemaatiliselt teed inimestele niimoodi, siis selle nimi on ära kasutamine. Ja nagu, järelikult sa oled nagu, sa tarbid midagi niimoodi, et sa vastu ei taha nagu anda sealt, on ju. Ja sama võib ka olla täitsa, see võib olla abielus, laste kasvatamises, on ju, nagu me rääkisime, et sa võid olla jooksed kuskile mujala urgu selle asemel, et ma ei tea, oma lastega tegeleda või oma kodus oma ajapidamistöödega tegeleda. Jumalale ei ole meelepärane laiskus ja Jumal väga tihti vaatab, kuidas me siin maailmas opereerime just nimelt selle kaudu, kuidas me suhestume ja suhtame tegelikult inimestega enda ümber, enda lähedastega ja aga ka väljaspoole seda. Nii et kui me nagu külvame enda sees üks meeletut laiskust, et me ei taha teistesse inimestesse investeerida, siis see ei ole, me ei ole temale meelepärased inimesed. Ja me võime palvetada palju me tahame, me võime muide usuelus olla ka meeletult viljakad, palvesõdalased ja siis kõiges muus olla nagu tohutult laisad, on ju. Ja need kaks asja on ka ebaproportsionaalsed muideks, et see ei ole ka päris, sa ei saa palvetada oma nõusid puhtaks nagu, võib-olla Jumal teeks, aga ma ei näe nagu, ta ilmselt ei tee sulle seda mu vastus, sellepärast, et ta tahab, et sa võtaksid ennast kokku ja läheksid, teeksid seda ise. Ja see on ka normaalne, et ta ootab seda, sest et ta tahab, et me muutuksime nagu funktsionaalseteks inimesteks, kes on mitte ainult nagu, mitte et iseseisvad temast, vaid võimsad ja võimekad temas. Ja selle jaoks, et me õpiksime olema oma talentidega ka võimsad ja võimekad temas ja tema vaimus, me ei tohi olla laisad. Nii et laiskussuhetes on minu jaoks ka suur probleem. Ma tunnen, et kristlaste seas me võime nagu nii kinni jääda sellesse, et me tahame lihtsalt olla võib-olla mingid tarbijad, eriti kui me kirikusse tuleme ja vaatame, kui lahked kõik on. See ei tohi nagu jääda meil käitumismustriks. Aga kas sul on endal olnud ka mingisugune
kogemus laiskusega? Jaa, minul on olnud küll kogemusi laiskusega. Ma arvan, et mu kõige suurem kogemus oli, mul oli nagu kooli ajal 2 sellist võib-olla nagu sükest õpikeerulisemat aega. Üks oli meil keskkooli lõpus, kus mul lihtsalt, ütleme ausalt, mul olid huvid mujal. Ma ei saa nimetada seda laiskust, sellepärast, et ma lihtsalt tegelenud koolis, ma tegelesin muude asjadega ja see ei ole laiskus, see on lihtsalt rumalus, oleme aus. Aga teine oli ülikooli ajal, kui ma õppisin bakakraadis, siis mul oli nagu, ma mäletan seda, ma vaatasin oma õppeaineid ja kõiki mingeid asju ja ma mõtlesin, et see on kõik nii nagu, ma ei viitsi sellega tegeleda. Tahan lihtsalt oma kraadi kätte saada, mis ma ikka seal õpin, et nagu mingi, et jah, valdkond ja tehnoloogia, mis ma õppisin, oli nagu hullult cool, aga nagu hästi lahe, aga ma ei taha nagu investeerida sellesse. Ja ma mäletan, ma kuulasin mingisugust, just kuulasin Joe Roganit või midagi, jalutasin tänava peal ja mulle nagu klikkis kuidagi selle jutu sees ära, et tead, et see, mida ma nagu täna tegelikult teen, on minu enda tuleviku investeerimine ja kui ma praegu seda tõsiselt ei võta, siis see tähendab, et ma pean tagantjärgi hakkama mingisuguseid lünki nagu täitma, mis ma olen jätnud vahele. Nii et kui ma kohe ei võta nagu oma õppimist ka tõsiselt ja ei pane nagu seda laiskusest lahti ei saa, siis mul muutub see mustriks see laiskus ka muudes eluasjades ja B, mul ei tule nagu, ma lihtsalt rikun oma enda tulevikku sellega tegelikult ja ma ei tahtnud seda teha. Ja siis ma hakkasin nagu väga palju nagu tõsisema huviga käima koolis, käima loengutes, kirjutama nagu kaasatunnis ja reaalselt nagu koolis osalema. Ja sest ma sain aru varem küll, aga nüüd ma nagu reaalselt panin tähele ja siis muidugi loomulikult, mis see tulemus oli, su õppekvaliteet, teadmised ja kõik paranesid meeletus koguses, eks ole. Ja väga äge oli. Aga et minul on olnud süke kogemus võib-olla, kus ma sain õppimine nagu tõestas mulle seda, et tegelikult laiskus ei ole nagu üldse väärt asi, millesse nagu sattuda või langeda niipidi. Aga öeldakse, et just laisad inimesed on ju tegelikkusest need kõige targemad tulevad alati heade lahenduste peale. See on nii moonutatud sellest nagu reaalsusest, just täpselt sellepärast, et nagu see tegelik reaalsus on see, et see ei ole ju laisad, sa ei ole ju lais, kui sa mõtled mingi lahenduse välja ja siis reaalselt rakendad. Sa juba eos ei saa ennast laisaks nimetada. Aga siis sa pead ka rakendama seda. No vot, just, täpselt. Siis sa võid ju mõelda, et ma ei viitsi nõusid pesta, nõudepesumasin on ju, aga keegi peab selle valmis ehitama. Täpselt. Ja see on täiega hea näide. See on just vaata öeldaksegi just täpselt see, et nagu need laisad inimesed leiutavad täiega asju tegelikkuses, aga no ei ole ju nii, on ju. Et ma tean, näiteks Elon Muski nimetatakse leiutajaks, on ju. Kui sa kuulad, mida ta räägib, see mees vist ei ole nagu 30 aasta jooksul lõpetanud töötamist 1 päevaks, mul on tunne. Ja sa ei saa teda nimetada laisaks, on ju. Üldse sellised innovaatilised mõtlejad ja inimesed, on ju, et nad ei ole laisad tihti. Ma arvan, et siin on vahe ka see, et kas sul on igav või sa oled laisk, sest ma arvan, parimad ideed ja asjad sünnivad igavusest, et kui sul ei ole mitte midagi teha ja su mõte saab hakata, nagu su aju saab läbi nagu kedrata kõike informatsiooni ja kõike, mis sul peas on. Ja ta saab hakata nagu sorteerima neid mõtteid ja kõike asju, on ju. Tihti ongi enne, kui sa magama näiteks lähed, on ju. Või lähed vetsu, siis tulevad mingi parimad ideed. Et see ongi see, et kus nagu aju saab korraks nagu puhata ja sul ei ole nagu mitte midagi teha ja eriti kui sul hakkab igav, siis su aju läheb kuidagi veel parema töötlusega tööle, et tuleksid mingid väga lahedad ideed ja nendest asjadest sünnivad siuksed ägedad asjad. See on kusjuures väga õige point, sellepärast, et igavust ei tohiks kunagi nagu vältida. Just sellepärast, et see on, me elame, see oli muidegi see point, mida need katolikaõpetajad rääkisid väga õigesti, nad ütlesid ka, et me oleme kaotanud ühiskonna ja kultuurina ära selle nagu soovi ja võimekuse nagu pikalt süvitsi mõtelda või mõtiskleda asjadele, contemplate oli see, mis nad kasutasid. Jaa, appi see on nii hea mõte. On ju, et me nagu, ja see on tegelikult nagu üks tegelikkuses ka selle nagu laiskuse juurpõhjuseid, sest et me järsku avastame, et meil ei ole enam ruumi, et meil oleks igav ja siis meil ei tekigi neid kohti, kus meil hakkaksid tulema need ägedad vahvad ideed, on ju. Sest, ja me ei suuda kunagi meil ei ole seda jaksu ja kannatlikkust läbi närida need sügavamõttelised mõtted ja ideed näiteks. Ütlesid, kui sa loed mingi väga keerulist romaani, mida sa seedid tükk aega. Sa ei tee seda enam, on ju. Sa vaatad ainult multikaid, sest sa ei viitsi lugedagi. Aga siis jääb sügavas puudu. Ja sealt tulebki esimene asi see, et kuidas saada laiskusest vabaks, on ju.
võib-olla sa oled selline inimene, kes tõesti on nii suures laiskuses kinni, et ei jaksa mitte midagi teha, et tahaks ainult lõsutada, seriaale vaadata ja väga lihtsalt süüa ja nii edasi, et tellitakse ainult omale koju toitu ju ka, et sest et ei jaksa süüa teha, ei jaksa nõudega tegeleda ja nii edasi, ja sellest tulenebki see, et tuleb teha üks dopamiini detox, et see on liiga kiire dopamiin, sul on liiga vähe ise tegemist ja liiga lihtsalt saad asju kätte. Ma arvan, et esimese sammuna, kuidas saada laiskusest lahti, on vaja aru saada, et mis on need sellised dopamiini üleküllused meie elus. Et kas see on näiteks liiga palju toidu tellimist, et sa enam ei naudi isegi toitu, sellepärast sa saad nii lihtsalt kätte nii häid, nii eri maitsetega kokkade poolt tehtud toite, et siis oleks aega ka ise süüa tegema. Võib-olla meeldib väga palju diivanil lõsutada ja ekraani vaadata mingi seriaale, filme, siis tulebki see, et ei jaksa enam selliseid lihtsamaid asju ette võtta, sest et aju saab pideva dopamiini laksu, et sa ei jaksa enam nõusid pesta, pesu pesta, trenni teha. Duši all käia näiteks. Duši all käia, jah, seda ka isegi, jah, täpselt. Et nagu tuvasta ära, et mis on sinu elus need dopamiini üleküllused, et kus sa saad liiga palju dopamiini ja siis tuleks sellele teha selline nii-öelda dopamiini paast mõneks ajaks. Jaa, see on minu arust nii hea point. See, kusjuures täpselt see lühendab meie keskendumisvõimekust tegelikult hästi palju, kui me saame seda kiiret dopamiini ja siis hakkavadki tekkima kõiksugused probleemid, on ju. Jaa, see mulle tohutult meeldib. Ja siis tegelikult selle juures on ka veel see point, et me hakkame keskenduma valedele asjadele, sest et meie tähelepanu juhitakse kõrvale nendest asjadest, kui Jumal tegelikult tahab, on ju. Et me lubame iseenda tähelepanu püüda vilkuvatel, ägedatel, vahvatel asjadel, me ei lähe sügavate asjade järgi, mida tegelikult Jumal on palunud meil otsida, on ju. Kui sa vaatad näiteks vaimulikku tööd oma sisu poolest, see on ju väga pikaajaline investeerimine inimestesse tegelikult, et sa räägid inimestega Jumalast ja kõigist asjadest praktiliselt terve nende elu vältel ju. Ja sa ei saa seda teha, kui sa ei viitsi. On nagu kõige lihtsam põhjendus sellele. Aga kuidas sa siis evangeeliumi jagad? Kuidas sa siis räägid Jumala olemusest ja toetad inimest või kasvu Jumalasse? Pead ette võtma ja tegema seda. Ja õpetussõnad 13.4 ütleb, et laisa hing igatseb asjata, aga virkade hing kosub. Ja see tähendabki seda, et lõpuks laisana sa võid tahta jõuda nii paljudesse kohtadesse, sa võid nii väga tahta mingeid eesmärke täita, tahad jõuda kuhugi, aga kui sa ei tee mitte midagi, siis mitte miski ei muutu ka. Ja sellepärast laisa hing igatseb asjata, sest ta mitte kunagi ei jõua selleni, sest et ta ainult kujutleb ette, mida ta võiks teha, elab oma fantaasia maailmas, aga reaalsuses ei liigu nende sammudega sinna poole. Aga virkade hing kosub, sest mida rohkem sa teed, seda rohkem sa täidad ka. Ja mida rohkem sa teed, seda rohkem sa investeerid tulevikku. Et milline sinu tulevik on, kas sa tulevikus oled see Jumalaga koos käiv inimene, Jumala kutses käiv inimene ja need asjad, mida sa praegu teed, need tegevused, mis sa teed, need asjad, mida sa otsustad nagu täna, praegu teha, need mõjutavad seda, milliseks sa tulevikus muutud. See on see, mis teed sa hakkad praegu rajama endale ja kas sa lõpuks jõuad sinna, et sa oled see Jumalaga koos käiv inimene. Et see laiskuse välja juurimine on ka täiesti investeering tulevikku. Jaa, kusjuures täiega on. Viljakasse tulevikku. Tohutult, jaa. Ja siia juurde, muide, ma varastan jälle nende katolikat õpetajat, et ühe äge idee, mis need ütlesid, oli see, et sa pead õppima õigesti puhkama, sellepärast, et palju asju, mida me nagu teeme, on see, et me võime puhata valesti, me puhkame nagu enese rõõmuks, aga me ei puhka hingamiseks. Ja seal on nagu väga suur vahe. Ma ise mõtlesin selle peale kohe niipidi, et mina oma tööl hästi palju suhtlen erinevate inimestega, ja see võib tunduda nagu, et see on nauditav ja see on nauditav, see on väga tore, mulle meeldib suhelda inimestega, aga ma hingan ja puhkan, kui ma tulen koju ja ma suhtlen oma abikaasaga.
Ja siis ma veedan temaga aega ja ma tahan jutustada temaga, ma räägin temaga, et ma ei hinga ega puhka näiteks mingisuguse ettevõttega suheldes, on ju. Ma hingan ja puhkan siis, kui ma hängin oma abikaasaga, oma eluarmastusega. Siis ma hingan ja siis mul on tore olla. Et nagu, võt see asi käib nagu nii pidi, on ju. Ja sa võid sama asja tegelikult nagu nii mitmed moodi mõelda tegelikult ka, et me peame õppima oma elus nagu hindama seda, et me puhkaksime, et hingata. Ja see on väga hea point tegelikult ja õpetajana ma võin ka öelda, et üks hea meetod õppimiseks on see, et sa teed siuksed väiksed ajablokid endale, näiteks 50 minutit õpid, 10 minutit puhkad ja siis teed seda mingi 4-5 korda läbi, on ju. Ja mida ma õpilastele ka ütlen, on see, et selle 10 minuti jooksul ei võta lahti YouTube shorte või TikToki või midagi, et see tundub puhkamine, aga tegelikult su aju ei saa puhata, vaid et sa lihtsalt lähed lamad diivanile, lamad voodisse, paned silmad kinni ja terve see 10 minutit lihtsalt niimoodi nagu teeks väikest uinakut nii-öelda, aga lihtsalt puhkad korra niimoodi. Ja siis su aju puhkab välja ja siis sa lähed uuesti õppimisse ja suudad nagu väga kõrge efektiivsusega õppida. Jaa, kusjuures see on väga-väga hea meetod. Tõesti väga-väga kasulik ja mõistlik. Ja võtaks läbi ka sellised nagu sammud laiskusest vabanemiseks. Korra mainisime juba dopamiini detoksi ja selliseid asju, on ju. Aga ma arvan, et esimese asjana leia laiskuse juur. Luuka 6:43-45. Ja ta ütleb selle laiskuse juure kohta, või tähendab, mitte laiskuse juure kohta, ta ei ütle spetsiifiliselt siin salmis, aga ta räägib sellest, et kuhu me poogitud oleme. Ja ta ütleb niimoodi. Sest ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja, sest igat puud tuntakse tema viljast. Ei nopita ju viigimarju kibuvitsust ega korja viinakobaraid ohakaist. Hea inimene toob esile head oma südame heast tagavarast ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast, sest mida süda täis, sellest suu räägib. Ja minu arust see on ka nii oluline mõte laiskuse kohta, et sa pead leidma selle laiskuse juure ja selle välja kookima, kus pesitseb sinu laiskus. See, kuhu külge sa oled poogitud, seda sa hakkad tootma. Järelikult sinu laiskus, see on see vili, on millegi külge poogitud. Me rääkisime dopamiinist, on ju. Saad sükust dopamiini üleküllust, mis tekitab laiskust, on ju. Võib-olla just nagu sa rääkisid puhkamine, et sa puhkad valesti kuidagi, et sa tegelikkuses ei puhka välja ja siis sa hakkad jällegi üle kompenseerima, hakkad väga palju TV-sarju vaatama, sest sa arvad, et see on see, kuidas puhata, aga tegelikult see väsitab sind veel rohkem, on ju. Ja tegelikult sa pead lihtsalt ühe hea une leidma endale, et hea une leidma endale. Minust on väljend väga. Et mis on see, kuhu sinu see laiskus nagu poogitud on? See on väga-väga hea point kusjuures. Ja väga hea alguspunkt veel eriti tegelikult laiskuse nagu eemaldamiseks. Ja ma kohe tuleks siia sellele otsa järgmise punktiga ja ütleks, et siis sul tuleb hakata tegema tööd, et seda juurt nagu lahti pookida sealt. Ja siin on nüüd asi, mis ma olen näinud minu elus väga palju aitab ja väga paljude elus ka süüke mees nagu Jocko Willink ütles laheda lause discipline equals freedom. Ehk et distsipliin võrdub vabadusega. Ehk et kui palju distsipliini sa rakendad oma elus tegelikult eri kohtade peale, see tähendab siis seda, et sa süstemaatiliselt võtad asju ette ja teed neid ära. Ja tema õpetus mulle endale hästi palju aitas just ka samamoodi laiskuse ja muude kohtade peale, see on see, et sa absoluutselt ei keskendu selle emotsiooni peale. Sa lihtsalt teed asjad ära. Olenemata sellest, mida sa tunned tegelikkuses. Ja varem või hiljem, muideks, see muutub harjumuseks. Ja siis sa ei fokusseeri enam selle peale, et ma tunnen ennast halvasti ja ma ei viitsi seda teha, või et sa mõtled selle peale, et ma teen selle ära, siis ma tunnen ennast hästi. Ja see nagu fookus muideks aitab hästi palju juba tegelikult ka, sest sa hakkad keskenduma selle peale, et ma tahan oma elu nagu tulemustest lähtuvalt elada, mitte nagu oma hetke emotsioonidest. Ja siis sa juhid oma elu hoopis paremini tegelikult. Et see on nagu meeletult oluline asi, mida teada. Ja siis sa oled distsiplineeritud ja võtad oma kirve ja raiud selle juure sealt laiskuse juurest lahti. Ja tead, ma arvan, mis aitab sellist distsiplineeritust saavutada oma ellu, on see, kui sa nagu võtad selle esimese sammu, sest et lihtsalt teha see otsus nagu
et sa oled laisk ja siis sa pead selle otsuse tegema, et okei, nüüd ma teen lihtsalt seda asja, vahet pole, kas ma tunnen, et ma tahan või ei taha, on ju. Et seal maa, selle nende vahel on nagu nii pikk maa tundub alguses. Yeah. Eesti keel läheb ainult halvemaks. See oli nii hea tegelikult. Et nende vahel on nii pikk maa tundub nende vahel alguses ja üks asi, mis näiteks minu puhul aitas, oli see, et ma hakkasin oma elu vaatama nagu videomängu. Et mul on nagu mingid levelid, kuhu ma tahaks jõuda ja see, ma ei tea, level 10 on, vot siin ma olen täiega jumalaga ja vot kõnnin täiega jumala juhtimises ja olen produktiivne inimene ja praegu ma olen siin level 0, on ju. Et mis on nüüd need näiteks vahesaavutused, mis ma pean tegema, et kuidas ma lõpuks jõuaksin sinna, kuidas ma oleksin see suurepärane ema, see jumalaga koos käiv inimene, see tore abigaasa ja nii edasi, piibellik abigaasa. Et kuidas ma jõuan sinna, aga need käivad nagu erinevate levelite kaudu ja siis see nagu, siis järsku see vahe ei tundu enam nii suur, sest sa hakkad nagu lahti tükeldama neid asju. Et sa võtad selle suure eesmärgi ja sa teed selle väiksemateks osadeks, sellisteks seeditavateks ampsudeks. Just. Ja siis see tundub neelatav. Yeah. Siis see tundub, et okei, ma saan hakkama sellega. Et kui sa näiteks tahad kodu korras hoida, siis alusta sellest, et sa koristad näiteks, või tähendab, esimene nädal paned lihtsalt nõudepesumasinasse. Just. Kõik. Mitte millegi muuga. Elad oma selles prügihunnikus, vahet ei ole. Yeah. Võtad selle ühe asja ja teed seda järjepidevalt. Järgmine nädal, nüüd ma panen pesu pesema. Yeah. Okei. Ja siis sellest järgmine nädal võtad veel midagi. Ja niimoodi vaikselt ja siis sa ehitad seda üles ja siis sa jõuad selle level 1-ni ja nii edasi. Täpselt. No, ma ei tea, minu puhul vähemalt seda täiega aitas. Ja see on täiesti, kusjuures see on täpselt õige. Ma mõtlesin täpselt sama asja, kui sa rääkisid, kusjuures, et tead, sa pead tegema neid beebisamme ja see on nagu nii oluline, sellepärast, et need ehituvad tegelikult üles ja lõpuks nendest asjadest saavad harjumused, millest väljendubki sinu distsiplineeritud, võidukas, võitud elu. Jah, täpselt. Keegi ütles, üks kitarrimeister, keda ma tean, ütles väga hästi, et asju õigesti teha tegelikkuses on sama lihtne, kui asju valesti teha. Sa pead lihtsalt võtma täpselt ette ja rahulikult tegema ja siis sa saad hästi tehtud selle. Ja ma just mõtlen, et kui sa võtad sellise loogika ja distsipliini, paned need kaks asja kokku, siis sa avastad, et elu võib olla väga rõõmus ja väga nagu tähendusrohke. Jah. Ja siis viimaseks sammuks ma tahan ka tuua selle, et mõtle korra üle, kellega sa ennast ümbritsed, sest et kes on su sõbrad, selline oled ka sina. Et kellega sa ennast ümbritsed, missugused inimesed sul on ümber. Kui sa oled näiteks tööl ümbritsetud inimestega, kes kogu aeg nurisevad oma töö üle, kogu aeg vinguvad, siis sa hakkad ka nurisema, sa hakkad ka neid vigu leidma. Kui sa õpid klassis, kus kõik on innukalt õpivad kaasa, siis sa hakkad ise ka õppima. Yeah. Ja see lihtsalt paratamatult käib niimoodi. Kui sul on usklikes sõbrad, kes teenivad Jumalat, armastavad Jumalat, loete piiblit koos, palvetate, siis ka sinu vaimulik usuelu kasvab. Yeah. Et see on nii oluline, et me nagu vaataks üle, kellega me ennast ümbritseme, kellega me oleme sõbrad, kes on meie lähedased, kelle nagu kelle arvamustel me laseme kujundada iseenda elu. Jah, ma olen 100% nõus. Me eile just rääkisime sellest, kui me arutasime Elli tuleviku üle, et mis kooli panna, või see on mingi teine või vabandust, aga et me arutasime selle üle, mis kooli oma last tulevikus panna. Ja siis me saimegi nagu aru, et Eesti nagu, või üleüldse paremad koolid ei olegi võib-olla alati nii palju paremad sellepärast, et need on nagu paremad õpetajad, paremad mingid vahendid, mida iganes, vaid see, et seal on normaliseeritud õppimise keskkond, et see kultuur ja see õhkkond igal pool on, et see on normaalne, et sa õpid ja normaalne, et sa kasvad ja teed tööd, on ju. Ja kui sinu sisse saab juba varajases eas selline kultuur õiget pidi sisse, siis sul on nagu palju suurem šanss edukas olla tulevikus, eks ole. Ja see on paratamatult, me oleme inimesed, me oleme mõjutatavad, nii et me peame vaatama, et me oleme mõjutatud õigete inimeste poolt ja Jumala poolt. Aga kas sul on ka veel mõni mõte siia? Mina tahaks kuulda ainult üht asja. Ma tahaks kuulda, kuidas sina oled võitnud laiskust enda elus. Mina rääkisin enne lugusid, aga ma tahan kuulda, mida sina räägid.
Ma ütlesin ka juba, et mind aitas see selline videomängude see. Okei, sellest sa rääkisid küll. Aga kas sul on mingi spets lugu ka? Ma arvan, et siis, kui mul oli selline see leinaperiood ja siuke lähedase kaotamine ja niimoodi, et ma siis kuidagi langesin, ma arvan, sellesse, ma tahtsin ainult diivanil lösutada, ja ma langesin sellisesse ekraani aega täiega, et selles mõttes sain dopamiini üleküllust ja nii palju, et sa ei taha enam mitte midagi teha. Yeah. Ja siis, mis aitas mind, oli see, et ma ütlesin 3, 2, 1, tõusin diivanilt püsti, läksin ülistama. Et see on nagu üks meetod, 3, 2, 1 ja tõused lihtsalt ja hakkad tegema. Ja see, et ma reaalselt panin oma elu nagu, ma kaotasin kõik oma harjumused, kõik asjad ära, mida ma olin ehitanud nii kaua, kõik mu trennirutiin, söömine, kõik asjad, kõik läks nagu lendas aknast välja. Ja siis ma ehitasin uuesti üles ja ma paningi endale nagu videomängusüsteemi tegelikkuses püsti, kus ma paningi, et okei, et ma olen praegu level 0, nii, mis ma saaks, et jõuda level 1-ni, on ju. Ja kus on see lõppasi, kuhu ma jõuda tahaksin, on ju. Ja ma panin need asjad püsti ja alustasingi sellest, et ma täitsin nõudekat ja siis... Ja nüüd meil on puhas kodu iga päev. Nüüd meil on väga puhas kodu tõesti, ma koristan hästi palju. Ja tegelikult üllatavalt kiiresti sa jõuad väga kaugele, kui sa lihtsalt hakkad tegutsema. Ja. Sest et sa saad selle palli veerema ja siis see ei aeglustu enam. Just. Sama nagu Jumalaga, kui sa hakkad Jumalat teenima, sa ei saa pidama enam. Yeah. Siis sa lihtsalt lähed ja mida rohkem sa teenid, seda rohkem tuld täis sa saad. Ja mida rohkem sa Jumalaga aega veedad, seda rohkem sa saad aru, kuidas sa kõnnid tema ligiolus ja seda rohkem ja rohkem sa tahad teda veel. Yeah. Mitte selle pärast, mida ta sulle anda saab, vaid selle pärast, kes ta on. Just. Ja ma arvan, et see on nagu kristlastena meil väga oluline mõiste. Kindlasti. Ja vaata, laiskus takistab meil olema jõudmas nendesse punktidesse. Täpselt. Ja tegelikult see ongi selle asja nagu kõige sügavam juur, on ju. See lihtsalt sa ei ole nõus isegi seda aega võtma, et Jumalat otsida. Yeah. Nii et ja kui me seda isegi ei tee, millest me siis üldse räägime? Täpselt. Kas sul on mingi lõpetav mõte siia? Mul on kõik hästi. Ühesõnaga, sellepärast me tahtsime tänase teema võtta, et meie teemade eesmärk on alati see, et kuidas jõuda Jumalale veel lähemale, kuidas panna teda esikohale. Ja aitäh teile kuulamast, armsad kuulajad, vaatajad. Ma tõesti tänan teid selle aja eest, et te tulite siia vaatama seda osa. Ja soovin teile väga õnnistatud nädalavahetust, uut algavat nädalat. Ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem. Ja näeme järgmine kord.